Kell on 10 hommikul ja ma olen jõudnud Helsingisse. Vaatame üle siinsed kaltsukad. Ma olen hästi palju head kuulnud Helsingi kaltsukatest. Siin peaks olema väga suur valik ja lähme vaatame. Niimoodi üksi ma ei ole kunagi jalutanud tänavatel Helsingis ja täitsa mõnus on. Hästi kuidagi hea energia. Ja ikka on see, et kui sa avastad uusi tänavaid, siis olgugi, et Soome on nii lähedal Eestile, ikkagi on põnev. Ta ikka on selline reisitunne või nagu natuke kultuurne vibe. Ma otsisin nii kaua neid kaltsukaid üle terve kesklinna, jalutasin ringi, ma olin juba nii väsinud. Ma olen sellisel tänaval, kus on järjest kaltsukad, kõik lähevad, me saame täiega vaadata, mis siin on. Mulle meeldib kaltsukates käia just sellepärast, et sa võid leida väga unikaalseid asju, mida sa mujalt poodidest ei leia. Ja mulle meeldib isegi mõelda seda, et see on veits nagu saatus, kui sa leiad täpselt enda maitse järgi mõne asja, mida on ainult üks kaltsukas ja mis sobib sinu numbri, sinu mõõtudega. Ja see on täiega lahe. Yes, thank you. Bye. Helsingi tänavad on nii vaiksed, et ma ei julge isegi rääkida. Ja mul on siuke tunne, et kõik kuulevad ja kuulavad, mis ma räägin, sest et eesti keeles saavad soomlased vist väga hästi aru ka. Mulle meeldis nende kaltsukate juures see, et nad olid ka visuaalselt kuidagi ilusad, hästi hea atmosfäär oli seal ja mitmes kaltsukas oli ka kohvik samas, nagu kaltsukas ja kohvik olid koos ja see oli ka minu arvates väga selline kutsuv, et ma ei tahtnudki ära minna sealt. Ainuke asi, hinnad olid suht kallid, siuke 25 eurot keskmine hind. Minul läks siis 3 asja peale kokku 55 eurot. Võib-olla Tallinna mõistes veits kallis, kui sa käid kaltsukas ja sul läheb 55 eurot, aga samas need asjad olid tõesti lahedad, kvaliteetsed, unikaalsed ja suht uued ka. Ma hakkan nüüd Tallinnasse tagasi minema, liigun praegu sadama poole ja ma loodan, et sul oli põnev seda videot vaadata ja näeme varsti.